nurka. Vaatame, kuidas siis täna. Kas ja kui palju see nädalasisene penalti eksimus teda mõjutab. Kabore versus Leppe. Vilen kõlanud. Ja lööb paremal alla nurka. Lepp teadis ka, et Kabore tavaliselt lööb vasakule. Aga siin on... Aga noh, see selleks. 29 minut. Berlandri Kabore versus Sander Leppe. Penalti vaatus Vol 2. Ühe korra on lööb sisse läinud. Kabore nüüd. Ja ei löö ära! Aga teise palli paneb. Ja Sander Lepp saab siit omale penalti tõrje. Aga see teda ei... Kampanja. Ja no kui palju on Transil aega, ruumi ja kui lihtsalt sealt saab läbi. Ja siin on veel üks Soolas, kolmas liigamäng järjest. Villota siin ka üritas pika palliga leida, aga see nüüd nii täpne ei olnud. Ja läheb jälle, nagu öeldud, siuke nagu lauatennis, aga nüüd on Kaborel hästi pall liini taga. Trikitab ja olemas. Kabore jätkab sealt, kus ta pooleli jäi ehk väravate löömisega. Aga midagi ohtlikku sealt ei tulnud. Esimene pooleks siis jah, lõppes 1-1 tulemusega, aga nüüd, oi, milline pikk pall ja on Kabore taas kastis ja opati! Mis see nüüd siis oli? Kabore näitab taas oma klassi. Mees tegelikult väga hea soos. Nii, Varro on asjad üle vaadanud, kõik on legaalne. Kabore versus Nõmm. Ja olemas, 4-1. Kabore külmavereliselt lööb alla vasakule nurka siseküljega ära. Transi võistkonnale, kes siis juba mööda paremat äärt üritab oma teist väravat otsida ja lühikeste söötudega üritatakse siis mängida. Žuravljev keskele värava autorile Agaptševile ja teine värav. Tundus, et pall läheb üle jala. Didier väravas, kohtunik on lugenud sõnad peale, et kasti varem minna ei tohi. Ja vaatame siis, missugune löök on, et hoojooks ja keskele, pall keskele. Kabore lööb tänases mängus oma teise värava. See pall siit tagant läbi veel Tammeka. Ja ma ei tea, kas Tammeka nüüd proovivad siis, aga noh, selline olukord, mis siis ka päädib sellega, et kas Kabore teeb hat-tricki täna. Hat-trick on tõsiasi. Veel üheski kohtumises mänginud, et kas Sander Posta täna ka välja vahetab, kuigi lähtudes sellest, et transfer praegu surub. Ja nüüd Košuško tuleb äärelt läbi ja sealt tuleb senderdus ka sisse ja täpselt tuleb ja nüüd on 1-1. Kabore lööb 1-1 64. minutil siis. Jah, ei. Vaatas täielikult enda seljataguse ära ja noh, päris koomilisel viisil lasi palli sisse. Žuravljev ja sööt sinna karistusalasse ja Kabore viib Narva Transi 6. minutil 1-0. Ja Alvas kohas kaotatakse pall. Irja esimene olukord mängus lõpeb sellega, et teeb palli kaotusega õnneks. Tema õnneks meeskonnakaaslased on seda olukorda paikamas. Nüüd Kabore, üks ei ole võimalik minna Alandiga ja siit tuleb 2-1. Siit tuleb 2-1 ja Trans läheb seda mängu juhtima. Landri Kabore. Väga palju on neid punaseid särke ka seal karistusalas ootamas. Ka selle taga Žuravljev ja on seal veel mehi, on löök ja on ka värav! Ja see mees tuleb, see mees teeb! Ja... On 0-2 Levadiaga. Toom seal teisesse. Oi, me vaatame siin ära, ei hakka teist vaatama. Kuidas Kabore võtab nüüd ette, vasaku jalaga lööb ja välja väravas! Mängitud on 30 minutit varsti, 30. minutil Kabore viib.
aga jah, see, kui mängid teist liigat, siis on Eestis tõesti niimoodi, et on meisterliiga, siis on esiliiga A, esiliiga B, siis midagi seal allpool ju tehti, oi, ja on pall väravas, ilusti tõstetud ja 2-0. Taas kord Kabore on. Jah, et kui vaatame seda väljakut, siis siin vasakule poole mängitakse ida poole ja paremale on lääs ja seal ja sõitja kohe löö, sulu seisu nõutakse, aga tundub, et ei ole. Siis vaadatakse see olukord üle, aga kui ei ole, siis on Kabore löönud 3 väravat ja see, mis ennustati, et tuleb. Ära olukord ei ole veel läbi, aga nüüd siiski esimese hoogus Tammeka palli Karissalast minema. Teine väga hea tõrje Alandilt, vähem kui minuti jooksul, aga nüüd Beglarishvili ja jõudnud Karissala joone läistele. Vasaku jalaga tuleb peale, lööks ja maandub postis, nüüd on jätkupall seal Narvalastel ees ja see lüüakse võrku. 10. minutil saab Pihka pusimise. Taaskord Kabore näitab, et isegi siis, kui ta vastastest mööda ei asu minema, on tal ka terav löögi jalgi ning tartlastel oleks eos targem see lukku panna. Igatahes nurgalööksid tuleb viiekast joone suunas ja Trans lööb 2-1 ära. 34. minutil tuleb mingil määral lei kuskilt Transi teine. Täna hoidnud. No nii, kas nüüd teinegi või kolmaski otsa ja siit tuleb ära. Ja Kabore lõpetab ka selles mõttes need Harju lood. Kus ka Kalevi vastu vahetusest mängu lõpus. Ehk vaikselt tuleb vigastusest tagasi Maksimkin. Aga nüüd jooksu peale Kaborele pall, Vainu ei tule värast välja, Kabore lööb ja Kabore lööb postist sisse 88. minutil ja Kabore kas toob Transile selle võidu koju? 1-0. Levadia vastu selles 2 korda mängitud mängus. Pool ja pool põhimõtteliselt. Ja ega Levadial ei olnud ka võõrsil Transiga üldse mitte kerge, kuigi sealt lõpuks võit saadi kätte. Nüüd tuleb siit peale lööb. Ja tuleb 1-0. Ja tuleb 1-0 sellest olukorrast ning läheb Narva Trans seda kohtumist juht. Ei ole ta Kures mänginud 14 mängu ja 96 päeva, nii et õnnitleme FC Kuressaaret ja õnnitleme Tõmovit. Ja nüüd Beglarishvili viib Kabore 1-1 ja 1-0 on see olemas. Ja nüüd Kuhjanitse vasakult äärelt Konks, see peab Koovi vastu, nüüd pikk pall liini taha Kaborele, kas tõesti ei ole suluseisu, praegu on lipp all, Kabore palliga kastis, Tõniste vastu võtab 1-1 ette, lööb ja lööb ära Landri Kabore 53. minutil ja nüüd saadab selle palli nii. Ja Alteberg varbaga jõuab Laaguse jala eest ära mängida. Viimasel hetkel, kui enne Kabore jalasirutust, siis saab Alteberg selle liigutus ära tehtud. Jah, seal millisekund veel ja oleks Kabore löönud. Aga pall kasti Beglarishvililt, Kabore jälle! Nüüd on olemas! Paneb peaga selle palli sinna võrku paar. Ikkagi põhifookus läheb ründamisele ja neid olukordi avapoolel oli veel paar tükki, kus Kuhjanitse sai lihtsalt jooksma ei kuskilt, sest et kaitse ei töötanud, aga nüüd Kabore karistusalas pall üha purgus. Aga nagu näha, siis korra siin ütlesin, et kõrge pall kastja oli natuke Matrossovil vist raske. Et äkki oi, kuidas nüüd mitme mehe vahet lastakse Kaborel tulla ja lüüa ja noh, see on jah, Landri Kabore 71. minutil 3-0. Ära kukub keskväljal nüüd Poljakov, annab Marti Pukk edu. Pikem sööte ettepoole, Kolobov paneb pea vahele, nüüd natukene elevus tekkimas ja ongi Kaborel pall ees, Kabore lööb 1-1 ja tulebki ja Flora ehitas praegu endale värava. Pierre Landri Kabore hooaja teine värav 70. Sellised murelikud ajad praegu nagu Flora jaoks. Beglarishvilit pall kasti ja sealt värava ette ka ja väravasse ta läheb 3-2 ja saab siit Trans teise värava kätte ja nüüd on mängu küll ja veel. Käiku võrdlemisi kannatlikult. Kabore sööd Beglarishvilile, Beglarishvili parema jalaga! Täiesti vaba, nüüd on
meetrite kaupa vaba ruumi ja sinna liini taha läheb Kaborele pall jälle, kellel on kiirust. Ja sinna 16 kasti peale ja Rolon võtab nüüd parema peale uuesti vasakule löögiga! Poljakov nüüd annab Kaborele, natuke kaugele see läheb, Unitedi mehed jõuavad tagasi, seal on nüüd löögikoht, Beglarashvili sätib endale, veel sätib ja lööb 1-0. Teeb ka olla see mängu siduja, aga hoopis Kaborele antakse nüüd liini taha üle päris pikka aja, saab tema ka palli. See võtab veel keskele, sealt tuleb madal löök ja tuleb sealt 2-0. Saame näha, Kabore siin, rünnakul lähevad grammid üle, see on teada. On teada, paremale keeldub inimene minema seda... Žuravljev paneb!